No tere! Täna on 24. detsember. Jõululaupäev. Jõulupüha. Väike valge lumekiht on õues maas. Aga seda on nii vähe, et seda paariks päevaks võib-olla isegi homme juba ei ole ja kahjuks ei ole valgeid jõule, on mustad jõulud. Eks seda ei saa veel öelda, et on valgeid jõulud, sest see lumekiht, see kiht on nii õrn. Aga häid jõule teile. Meil on üks väga ilus jõulu ehe ehk siis küünal. See vesi sees. Ja see on nagu siuke helgib kõik. Teistpidi, niuke. Armas, me see patareidega. Nii, äge. Paneme selle siia. Tahame öelda, et me saime täna jõulukinke ja ka meie jagasime jõulukinke. Me olime isegi koguni jõuluvana rollistas, kuid ilma punase kuue ja abeme ja punase mütsi ja valge tutiga. See meil puudus. Kuigi me olime siin paar päeva tagasi täiesti sellise kostüümis, mis võib siis öelda, et täitsa jõuluvana ikka. Isegi, no, seda võib nii ja naa öelda, jõulumees, jõuluvana. No, jätke kuidas tahate, seda võtke. Et me siin lülisime oma tehniku välja. Kuigi üks asi suriseb meil ikkagi vaikselt edasi, see on subwoofer. See müriseb ikka natuke edasi. Aga ka selle võime vaikseks keerata. Nii et nüüd on täitsa hästi. See sumin ja kumisev heli, see mikker võtab selle väga hästi peale. Selline jõuluaja meil, ma ei tea, seda võib nii ja naa võtta. On see teine ka, aga ma ei hakka seda nüüd sealt või siiski. Selline jaa toredad, ilusad, aga need on ka aprad. Need võivad õudselt katki minna kohe, kui midagi juhtub, kohe võivad katki minna. Nii. Tänasest päevast võime rääkida siis nii palju, et 24. detsember, jõuluhommik, jõululaupäeval. Me tõusime juba 8:30. Lootes, et me saame majandama hakata, aga siis tulid mõned asjad, mille tõttu pidime ootama ja saime paraku natukese hiljem poodi minna, üht-teist osta jõuludeks ja
ja saime ära ostetud kõik need asjad, mis oli vaja ja siis tuli see aeg, kui me pidime talvi juurde minema ja aga meil oli sellega ka üks väike takistus siin, pidime Aarne juurest läbi minema, kuna tegelikult olime kokku lepitud nii, et Aarne ema tuleb siit läbi, toob minule selle talvi jõulukingituse, mis Aarne teeb talvile ja siis ma viin selle sinna, aga vastupidi tuli välja, et nad isegi ei helistanud, aga vahet pole, ma pidin lõppude lõpuks ikkagi helistama Aarnele, küsima, mis värk on, siis tuleb välja, et nad tahtsid vana-aasta õhtul seda asja tuua ja mõtlesid ringi, aga ei helistanud, siis ma helistasin ise ja siis juhtus niimoodi, et ma läksin ise sealt läbi, võtsin selle kingi ja otse talvi poole. No talvi juures me sõime kõike seda jõulurooga, mida jõululaupäeval süüakse. Te teate kõike seda praekapsast, ehk siis apukapsas. Apukapsas, praekapsas, see on natukese väikse vahega, aga praktiliselt seda mõnusat apukapsast me sõime ja keedetud kartuleid ja liha ja igasugust erinevat liha, kanaliha, sealiha, ma ei tea, mis liha, igasugust. Ja siis oli see, et vaatasime seda jõulupidu, mis meil sotsiaalkeskuses osaks sai. Ja talvile väga meeldis, eriti kõik need hetked seal, mis olid ja salmi lugemised, kingi kätte jagamised ja kõik see ja siis me ka meenutasime seda üle-eelmist, kus talvi ise kohal oli. Armas. Väga hea on võrrelda ja mis siin me vaatasime lihtsalt sellepärast neid kahte erinevat, et lihtsalt huvitav oli lihtsalt vaadata. Mitte, et me võrdleks nagu, et jah ja nii, ei, me lihtsalt vaatasime huvi pärast lihtsalt. Me küll näitasime seal talvi juures küll, mis me jõuludeks kingiks saime, aga me võime siin nüüd ka näidata ja talvi kinkis mulle kaarti ja häid jõule, Margus. Et rõõmsat meet ja tervist ja rõõmu, õue ja põue ja kõike muud paremat. See on kirjutatud siia kaarti sisse. See kingituseks on siin need asjad, mis on. Muidugi talvi ise nagu ei see on talvipere poolt loomulikult. Aga talvi ise nagu ei saanud ise kinki osta, siis ta andis mulle selle jaoks raha ja siis selle eest siis ostan 30 eurot. Mina ütleks selle koha pealt, et jõulukingitused on mul juba ammu ette ära ostetud, nagu ma siin näitasin nüüd ja see raha tuleb lihtsalt tagasi selle tagantjärgi. Ma arvaks niimoodi, et samas sama maksis ju sama palju peaaegu, et võib-olla ma ei tea täpselt, aga isegi
ma mäletan, no see on nii ilus, vaadake. Jah, niisugune küünal. Patarei on sees, seda saab ka vahetada. Aga väga kena on. No, Talvi pere poolt mulle kingitus. No DVD-sid mul tõesti Maxell, vau. 5. pakk. Päris hea. Maxell 5. pakk, no sellega saab väga hästi seda materjali mul ikka vaja, jah. Ja veel üks 5. pakk, ehk siis 10 tükki koos. See on nüüd natuke teine, see on DVD plus RV, ma ei tea, see on korduv lindistusega plaat. Mul olen ühesõnaga mõelnud selle peale, et mul võiks olla korduv lindistusega DVD salvestajal, aga vaadake nüüd on see, aga kas see salvestaja ka seda plussi lindistab, mis on meil korras, teised on nagu vahepeal rivist välja läinud siin. Aga igal juhul jaa. Maius suu magusaks ja Eesti pidu on seega raat. Ilmselt see oli siin, ma ei tea, kas see paki sees oli siin, huvitav, et see plaat on siin selles paki sees. No, siin on kõik tuntud Eesti artistid laulavad siin. Aga see oli siis nüüd Talvi venna pere poolt minule kingitud selline kingitus. Päris armas, aitäh, väga hea. Ja siis püksid, dressipüksid, mis mul Benitale väga sobivad. Ja see on küll päris hea, jah. Moodsad lukuga ka veel, et lukk, et tasku on sügav, saab midagi, telefoni või midagi panna ka ja siinpool on ka tagapool ka üks tasku jälle lukuga kõiki, et super. Ja seda ma võin ka natuke, no paneme siia sisse. Seda ma võin ka nalja pooleks öelda, et mina jagasin kingitusi, ehk siis olin jõulumehe eest koos Talviga kordamööda. Tegime seda tööd, jõulumehe tööd. Ja see oli esmakordselt, kus me kahe peale kokku selle koostöö ette võtsime ja tervele Talvi perele ja siis Talvi venna perele kinke jagasime ja kus ka meie iseendale jagasime ja tegime igast huvitavaid asju. Me paneme need kingitused siia tagasi sisse. Et tore on, et minul ja me mõlemad üksteisele toeks oleme ja me oleme aastast 2007 juba sedasi, et me üksteist toetame, Talvit toetab mind ja mina toetan Talvit ja me aitame üksteist nii palju, kui me suudame üksteist aidata. Mina aitan siis nii palju, kui mina. Varem me käisime jalutamas, kui Talvi veel sai liikuda. Nüüd aitan ma teisel moel
nii nagu saan. See tähendab, et ma proovin tema juures käia nii küll minimaalselt, aga et olla koos ja rääkida ja et oleks nagu omaette üksi seal, et omas toas oled, see ei olegi üksi, aga vahepeal nagu lihtsalt aitame siis üksteist niimoodi, et mina viin talle üht-teist, tema vastupidi, ma ei tea, läbi aastakümnet oleme teinud igast erinevad nagu sõbrad ikka üksteisele teevad, aitavad ja abistavad üksteist ja see on väga hea. Et kõik on nii äge. Millest me räägime? Ma muust ei mõtlegi, kui ainult teadagi. Et nii on. Kingitus oli siis, me panime okei, see oli siis kingipakk, mis te nägite, oli tühi. Sellega on oma lugu, aga me ei räägi seda. See ei olnud küll Talvi poolt, aga sellega juhtus meil äparrus. Me panime siia kingituse sisse, aga mingil moel juhtus sellega üks väike aps, mis ei sobinud enam kinkida ja siis me pidime koti välja vaatama, võt selline, aga see jäi siiamaani kuni sellest 24. detsembri jõuluhommikust siiani see, aga muidugi see koti pilt väga märkimisväärne. Just jaa. Aga armsad sõbrad, paar päeva tagasi oli meil päevakeskuses, ehk siis nüüd nimetame jälle päevakeskus, tegelikult nüüd sotsiaalkeskus. Meil jõulupidu ja käis jõuluvana ja jagas kingitusi ja ega kõik said kingitused ja ka mina sain kingituse ja mis me siin salgame, ise olin see jõuluvana ka. Lugesin ise endale salmi ja küsin teistelt salme ja teistele jagasin kingitusi ja teised lugesid meile salmi, olin ise jõuluvana 6. jaapäeves ja see tunne on väga hea tegelikult, armsad sõbrad. Mängida jõulumeest, see on ja ma lähen sellesse rolli täiega sisse ka, ausalt ka. Ja ma isegi panin tähele, et ma ei tule sellest rollist kohe välja ka. Kuigi mul see kuub enam ei ole. Ma otsustasin täna selle kingituse lahti teha, ja vaadata, kui see on kinni möögitud. Selline pilt. Ja siin on minu nimi taga. See on nagu me räägime, et kinni möögitada. Tuleb see lahti teha siin.
eile me vaatasime Marju Länniku juubeli kontserdi. Marju Länniku meie lemmik. Ja seda me vaatasime ja me nautisime igat laulu selle. Seda võiks isegi ju eelkorra vaadata, see on nii äge. No nii. Aivaril ka aitäh, me näitame kohe seda ka, mis Aivar mulle kinkis. Aivaril kingitus on väga oivaline ja lae. Mulle väga meeldib sellised kingitused, mis on tehtud südamest ja mõeldud selles suhtes minule, et nagu teate, et mulle meeldivad hobused, aga kuna on hobuse aasta, siis ma vaatan, mis siis on. Praktilised asjad on kõige paremad asjad. Maailma parim, sokid. Ja number on ka vastavalt. No, hästi need. Võt neid oli mul küll väga tegelikult vaja ka. Aitäh, väga hea. Aga me rääkisime just nendest asjadest, mis mu südame lähedased ja armsad on hobused. Aga mis me siin räägime? Me räägimegi siin sellest, see on pusle, tegelikult, kui ma aru saan. Hobuse pusle. See on küll väga hea ja kindlasti me oleme selle uuesti kokku ja tead mis, mul on mõte ka, et see ja Larsen, Larsen, ilus, et see on, vaatan seda ja lahe, võite. See on nii äge. Hobustega kõik asjad on nii ägedad, ausalt. Ja siin on nii erinevat värvi ja erinevat värvitõugu hobused. See on vägev. Ma ütleks, et aitäh kõigile, kes mulle jõulukingitusi tegid. See on nii äge ja ma tegin ka teistele jõulukingitusi ja ma arvan, et ma tegin südamega sammuti ja nendele, kelle ma tegin, meeldivad need kingitused kindlasti ja see on nii äge. Jõulud, jõululaupäev, häid jõule, tänud. Aitäh, see on ikka tõesti armas. Ma ei tea, tahaks nagu kuskile taustale panna kohe. No ma ei tea, kuidas ma panen siia taustale, panen siia. Kuidas ta nüüd ei jääb siin varjama, aga siis siia võib-olla. Jah, seal ta on näha veel nad. No, taustal siin. Et tahaks öelda, et tänane jõululaupäev aastal 2025
oli väga lahe viimase peal. See kõik, mis me seal talvi juures tegime, on mul lubatud panna sotsiaalkeskuse kinnisesse gruppi, kusjuures ma pean selle sisse tööstluse tegema. See, mis ma siin praegu räägin, seda ma võin igal poole jagada. Ja mis mul kingiks on, mul on peale selle ma sain veel isalt 50 eurot jõulukingiks raha. Pluss Riina käest sain assorti kommikarbi, või kui seda saab assorti kommikarbiks nimetada, aga seda moodi näeb välja küll. Ja üldiselt Equalizer. Minul kõige lemmikum asi stereo juures on muusika järgi vilkuvad värvilised erinevad värvid Equalizeri tuled. Mida rohkem neid on erinevad värvi, seda parem lahedam on. Paljud inimesed ei saa sellest muidugi aru, miks siuke värk ja nendele lihtsalt ei, neil on midagi muud. Neile meeldib miski muu. Sellepärast nad ei jaga võib-olla seda ära, miks mulle meeldib selline. Mulle lihtsalt meeldib. Mul juba lapsest peale on meeldinud selline värviline muusika järgi vilkumine. Värvimuusika näiteks, on üks. Ja vilkuvad elektriküünlad on ka, räägivad enda eest seda sama asja. Ja ma räägin nüüd sellest, siis see on ka, kui me siin mulle meeldivad sellised liuglevad vee sees siuksed ilusad ehted, jõuluehted, igasust säravad, igasust jõulumoodust, kuused, igasust mida iganes. Ja ma räägin teile, et kunagi olid elektriküünlad. Ma olen seda mõnikord rääkinud. Olid vesi sees, kujutage ette, elektriküünlatel on vesi sees, see on ka nagu elekter, see on patarei, aga ikkagi, aga see oli tepslis käis koguni veel 220 volti või ma tea, kui palju see tugev volti, vabandust, kui ma eksin sellega, ma võin mööda panna täitsa puusse selle jutuga, aga fakt on see, et tepslisse käis ja sellega sai kui see nüüd hakkas põlema elektriküünal, seal mitu tükki neid seal reas oli, ma tea, kuuse peal nad olid ja hästi vanad olid juba, kui mina lapsena neid nägin, nad olid juba Aadamast mingist vanast ajast ja kestsid need elektriküünlad päris kaua aega, 80 aasta teise pooleni isegi, kuigi see vesi oli sealt vahepealt seest välja läinud, selle piirid olid kas katki, mingi asi, vesi oli välja tulnud ja siis põles lihtsalt see oli selline nagu see on, aga oli nad värviline ja siuke rohelised ja kollased ja see sama, mis ma näitasin selle, see kujult oli niimoodi ja siis läks natuke pikemalt siuke küünla moodi asi ja vesi oli sees ja kui elektriküünal hakkas põlema nagu, siis need mullid hakkasid nagu liikuma kiiremini,
tekitas sellise efekti nagu elektrikündla sees seal vee sees, et see mulises nagu oleks sooja mingisuguse nagu kas see küünal või miski asi andis seda mingit asja siin, et see mullid hakkasid niimoodi ülesse tulema alt. Ja see oli väga ilus, ma vaatasin seda kogu aeg lapsena, see on päris lahe. Nii et see küll nüüd päris sama ei ole, aga annab peaaegu sama välja muidugi, kui seda loksutada niimoodi. Annab ta sama välja peaaegu, aga see on nagu hoopis teistmoodi, et siin on need säravad, need langevad, kui sa loksutad, siis nad langevad ilusti siia niimoodi õljudes ja pärast siia niimoodi allapoole, aga seal mulises see kogu aeg vahet pidamata, kuna see süsteem oli niimoodi tehtud sellele elektrikündlale, et see, kui panid elektrikündla vooluvõrku, siis hakkas niisugused mulinad tulema. Seda ei saanud ka välja lülitada, neid mulinad, et seda käiski ühes koos, ma ei tea, võib-olla mõnele inimesele võib-olla ei meeldinud selline, aga see väga mõnule küll väga meeldis. Jah. Üks hetk ma käin korra ära veel. Kohe ma näitan teile seda jah, sorry, ma olin kauem ära. Aitäh Aivarile, kes kinkis mulle sellise kalendriga koos kruus. Huvitav, et vaata, jood kohvi või teed ja näed kohe kalendrit ka. Näed, mis kuupäev ja mis kuu. Et häid jõule kõikidele armsad sõbrad ja häid jõule Aivarile ja aitäh Aivarile. Ja aitäh selle koogi eest, mis sa meil päevakeskus tõid. See kook oli ka väga maitsev, kui me seal sõime seda väga maitsev ja kook. Jaa. Okei, täna. Et see oli nüüd see, millest me rääkisime siin sellest kruusist ja mis me siis teile tahaks öelda. Jõulu selline jõululaupäev aastal 2025 kestab meil edasi ja meil on viimase peal. Soovin teile kõike paremat ja näeme järgnevas videos, mis me teeme mingi hetk jõulude ajal ja nendel teistel päevadel, vana aasta viimastel päevadel ja viimasel päeval ja ka uue aasta vastuvõtmisel esimestel minutitel. Kõike seda te saate vaadata. Soovin teile kõike paremat ja jätkame samas vaimus. Tšau ja häid jõule!